Eesti jalgpalli meistrivõistluste Premium-liiga hooaja algusest ja meil on hea meel tervitada, tutvustada kõikidele kodustele poolehoidjatele ja miks mitte ka väljaspoolt tulnutele Premium-liiga debütanti Rakvere jalgpalliklubi Tarvas meeskond. Jumalas, kas need väravad ja söödud jäävad sul kõik meelde ka või on mingid asjad, mis on eredamalt meeles? Kõik on meeles. Super! Liiga värskem täiendus Rakvere Tarva meeskonnas. Erki Kuve! Kui sa 2014. aasta suvel liitusid Tarvaga, me tegime sinuga intervjuusid vene keeles. Möödunud hooaja alguses peale esimest mängu ma tulin hurraaga peale, küsisin sult vene keeles küsimuse ja sa võid meid pahviks, sest sa hakkasid kohe eesti keeles mulle vastama. Kas on raske eesti keeles mängijaid juhendada? No minu vastus, et ma ütlen absoluutne ausalt, et võib-olla ma olen perfektsionist ja mulle meeldib, et kui ma räägin, siis ma räägin absoluutne nagu professionaalne mees ja nagu see, et kui räägime eesti keeles, siis absoluutne perfektne keel ja nagu see. Vot mulle meeldib, et kui mina räägin, siis mina räägin ja kõik teavad, et mis ma räägin. Minu arust oleks päris põnev kuulda endise Kalevi mängija käest, et mis oli see otsustav vahe, kõigest 1 punkt jäi Kalevi ja Tarva vahel, et mis võis olla see tegur, mis aasta peale otsustas selle? Meil oli plaanid ikka meistriliigasse tõusta, aga jäi natuke alla, et 1 punkt jäi vahele viimases mängus Kivileega. Läksime võidu peale kindlasti, aga nii see läks, et kaotasime ja me arvasime, et Levadia võidab Rakveres ja see mäng nagu meilgi ei too Kivileega, aga juhtus kõik teismoodi. Mis siis ka ennustate selle hooaja kohaks? Põhiline eesmärk, mille me Valeriga oleme püstitanud, on ikkagi liigasse püsima jäämine ja selle tagab siis 8. koht ja võib-olla ka 9. koht, et kui üleminekumängus võidetakse, aga see selgub ka hooaja jooksul, et kuidas me mängu saame käima ja võib-olla seal hooaja keskel võime ju ka loota veel kõrgematele kohtadele. Kui nii kõrgel tasemel ikkagi mängida, siis on hästi oluline ka need teised taustajõud, et füsio ja arst ja selline personal, et kuidas teil nendega lood on, et olete ikka kaitstud ja see preventatiivne pool on ka nagu teie klubis nagu tagatud? Meie klubis on 2 arsti, Katrin Kivisto, Piret Helm, Piret on täna ka meil siin kohal. Ja aprillikuust liitub meiega ka füsioterapeut, kellest võib-olla Joonas oskab täpsemalt rääkida. Üks noor tüdruk tuleb meile. Seda ma tahtsingi kuulda. Aga ta on praegu praktikal, et ta jõuab aprillis meie juurde, et siis alustame koostööd.
Rakvere Sportlandi juhataja Karmela Põlder, jalgpallihooaeg on ukse ees. Milliseid tuuli see Põhjakeskuse Sportlandile toob? No Põhjakeskuse Sportlandile kindlasti enne kõik fännitoode. Et ei ole meil varem siis olnud au. Seekord siis leiab fänn endale siit kõike põnevat, mida tal tarvis on. Ja mitte ainult fännid, ma saan aru, et Sportlandist on võimalik soetada ka lastele mänguvarustust, erinevaid särke, putsasid, mänguvorme, dresse. Just täpselt, et ka mängijatel on meil olemas siis kogu varustus, alates särkidest, lühikestest pükstest, putsadest kuni ka siis pisut jahedama ilma jaoks kilekad, pikad püksid, kõik on olemas. No Rakvere on tegelikult olnud siiamaani, oleme ausad, ikkagi selline rohkem korvpallilinn. Kas jalgpalli tulek linna nii-öelda spordikaardile kõrgemal tasemel teeb rõõmu? Ikka teeb rõõmu, et selline uus värske veri kindlasti meie jaoks, et elame-näeme, vaatame, kindlasti tuleb väga põnev koostööaeg. Ma tean, et sina näiteks lööd aktiivselt kaasa ka A-rühma tantsurüükutest, kes siis korvpallimängudel käivad vaheaegadel silma ilu pakkumas ja mõnusat show'd tegemas. Mis sa arvad, kas tulevikus võiks midagi sarnast korraldada näiteks jalgpallimängudel? Jaa, kindlasti, sest et on ju Levadial olemas väga toredad tantsutüdrukud, et kindlasti võiks olla ka tulevikus siis, miks mitte Rakvere Tarval samamoodi, vahvad tantsutüdrukud. Selge, aga kõikidele fännidele, kes siia võistkonna hooajaeelsele esitusele Sportlandisse ei jõudnud, saame siis ainult öelda seda, et juba õige varsti on põhjust järjest enam Sportlandi külastada, sest jõuavad müügile ka fännisallid ja muu fänniatribuutika lisaks siis erinevatele sporditoodetele, mida Sportland müüb. Jaa, kindlasti, et kõike seda vajalikku saab siis soetada meie juurest, et ootame kindlasti kõiki väga siia meie juurde külla. Lisaks tarbatoodetele kindlasti ka kõige muuga tutvuma, mis meil siin pakkuda on. Tean siiski, et jalgpalli ei ole päris võõras sulle. Sul on oma lemmikmeeskond olemas. Jaa, oma lemmikmeeskond aastaid FC Barcelona. Ja nüüd siis ka jalgpalliklubi Tarvas, ma loodan. Jaa, kindlasti, sest et Tarva meeskonda kuulub ka üks nii-öelda meie veterane või siis nii-öelda siis seeniore, et Sten Tommik, kes on kindlasti siis meie terve poe lemmikmängija, on siis saanud kerge väljaõppega meie poes. Nii, rõõm teada ja edu Sportlandile samuti siis jalgpallihooajal. Jaa, ma tänan, kindlasti tuleb vahva.